Ma proovin meenutada, et moodul oli siis kompleksarvu kaugus 0 punktist. Jah, koordinaat väljastikku 0 punktist. Nii, paneme siis imaginaar- ja reaalarvude telg. Ja alustuseks ma püüan nüüd nuputada mingisugust sellist nurka, mis oleks selline mõnus. See tähendab üks põhinurk, aga samas ka mitte liiga mõnus, et ta ei oleks mingi 45 kraadi näiteks, sest et selle siinus ja koosinus on samad. Aga 30 kraadi oleks päris huvitav. Ja samuti ta ei tohiks olla esimeses veerandis, sest seda me juba näppisime eelmine kord. Pistaks ta näiteks kolmandasse veerandisse seekord. Mis see mikrofonis on müra, tundub, et läbi mikrofoni kostab palju helisid, kaalu mikrofoni välja lülitamist või seadme vahetamist. Kas sa kuuled mingit müra? Ei, ma kuulen sind väga hästi. Aha. Nojah, siis Tšitsi arvab, et ma melisen liiga palju, et lülitagu ma ennast üldse välja. Aga siis sa ju ei kuule. Kusjuures ma nüüd näengi, et üleval enne oli low definition, nüüd on standard definition, see videopildi kvaliteet. Eks ta vastavalt sellele muudab, kuidas parasjagu ühendus on. Nii. Seega, kui ma selle punkti paigutaksin nüüd 30 kraadise nurga alla, siis see tähendab ju seda, et selle siinus on üks kahendik, seega magnitüüd ehk siis moodul peaks olema 2. Nii. Seega me saame siia ette ära kirjutada 2 korda ja siis on koosinus sellest nurgast, aga nüüd see nurk peab olema 0 ja pi vahel ehk 0 ja 180 kraadi vahel. Üht või teistpidi siis. Ja see on siis miinus 150 kraadi näiteks. Aga 150 kraadi on, kui me piidesse selle ümber teeme, siis 30 kraadi on pi kuuendikku ja see on 5 korda suurem, seega see on 5 pi kuuendikku. Nii, koosinus miinus 5 pi kuuendikku võiks nagu sobida. Ja paneme ta alla siis siinuseks. Ei oota, see, mis ma praegu panin, see oli, vahet ei ole, mõlemaga tuleb sama välja või peab vähemalt tulema sama välja. Siinus miinus 5 pi kuuendikku i. Nii, ja et ma nüüd teada saaksin, kus see on täpselt see arv siin teljestikus, siis meil tuleb nüüd välja arvutada need reaal- ja imaginaarkoordinaadid, sest muidu on meil teada ainult nurk ja kaugus ja seda on niimoodi. Mis sul selle esimene on 2 või Z2? See on 2. Z on mul selline laineline. Nii, see on siis nii palju kui 2 korda, ta on nii kaua kriidi välja, siis on parem näha. Koosinus miinus alfa on koosinus alfa, ehk siis see on sama palju kui koosinus 5 pi kuuendikku. Pluss nüüd siinus miinus alfa on miinus siinus alfa. Seega siia tuleb miinus 5 pi kuuendikku. Et esimese sammuna ma sain lahti negatiivsetest nurkadest. Ja nüüd järgmine samm on teisendada need nurgad esimese veerandi nurkadeks. Ehk siis 30 kraadisteks nurkadeks. Antud juhul on siis 2 korda koosinus sellisest nurgast, nagu kolmas veerand, 30 kraadi ja seal tuleb, ta läheb negatiivseks, eks ole, sest koosinus on kolmandas veerandis negatiivne. Miinus pi
kuuendikku. Miinus siinus. Ja siinus on seal ka negatiivne. Miinus pi kuuendikku. Ja vaatame edasi. Saame nüüd hakata juba varsti arve välja kirjutama siin. Koosinus pi kuuendikku ja nüüd läheb pluss siinus pi kuuendikku. Ja selle tulemusena koosinus pi kuuendikku on ruutur 3/2. Ja siinus pi kuuendikku on 1/2 korda i. Ja nüüd kohe näitan, kuidas sellise teisenduse kaudu me jõuame vale tulemuseni, sest me jõuame valesse veerandisse. Nii, see on siis ruutjuur 3 pluss i. Ruutjuur 3 pluss i, kõik on positiivsed, me oleme esimeses veerandis. Aga algselt meil oli ju koosinus oli negatiivne, siinus oli ka negatiivne. Seega me peaksime ikkagi lähtuma sellest esialgsest. Ja ma võtan korraks siin lahti kalkulaatori, et kontrollida, kas arvutuskäik oli õige. Advanced mode. Ja võtan koosinus miinus 150 kraadi. Saame miinusega asja. Aga kas see on ruutjuur 3/2, kohe kontrollin SQRT 3 jagatud 2 on tõepoolest, ainult et kuskil tegin ma märgi vea, sest ma ei oleks tohtinud jõuda välja positiivse ruutjuur 3/2. Seega nüüd tuleb natukene tagasi minna ja vaadata, miks niimoodi juhtus. Koosinus negatiivsest arvust on sama palju kui koosinus positiivsest arvust, eks ole. Selle ma tegin õigesti. Nii, ja kui me nüüd 150 kraadi teisendame, ma kohe kontrollin, kas see üldse paika peab, sest kui kuskil me teeme vea, siis tuleb vahel kontrollida igat sammu. Esimesel sammul ma viga ei teinud. Tõepoolest, koosinus negatiivsest arvust on sama, mis koosinus positiivsest arvust. Nüüd edasi, kas ma tegin vea teisendamisel esimese veerandi nurgaks? Kohe vaatan. Koosinus miinus 30 kraadist ja siin see viga ongi. Et pärast seda, kui meil juba on see 150 kraadine nurk, nad on kuskil siin see 150 kraadi. Ehk siis miinus 150 kraadi tegelikult. Siis meid huvitab see nurk, mis siin vahel on. Aga ma tegin hoopis sellise teisenduse, et sellest miinus 150 sai pluss 150. Pluss 150 ja siis meid edasi huvitas see nurk siin vahepeal. Vahet pole, et ta siin praegu teise veerandi nurk on. Ja selles veerandis koosinus on negatiivne. Igatahes lähtugem sellest, et kuskil selles osas on mingisugune kala sees. Me võime ju ka kas sa seal kalkulaatorit tohid kasutada või ei tohi? Jah. Okei, siis ei ole probleemi. Teeme kohe siis 2 korda. Meil oli siin miinus ruutjuur 3/2. Nii. Ja see siinuse asi, selle ma kontrollin ka nüüd üle. Siinus miinus 150 kraadist oli miinus pool. Seega siia tuleb miinus 1/2 korda i-d. Ja nüüd me saame mõlemad positiivsed.
ehk siis miinus ruutjuur 3 ja miinus i. Ja nüüd ma võtaks ära selle jura, mis ma siia alguses tegin või vahepeal õigemini ja panen siia mingisuguse skaala ka, et oleks näha, kus need asjad siin on, teen hästi suurega. Nii. Noh, miks ta nüüd? See on valge sellepärast. Paneme siia ja siia ja siia. Et see siis on nagu -1, -2, -3. Ja ruutjuur 3 on midagi 1,7. Kuskil siia kanti läheb siis miinus ruutjuur 3. Nii. Ja teine oli miinus i. Siia sama skaala, siin on 0, siin on -1. Seega ta peaks olema kuskil siin see punkt. Ja tõmban jooned ka siia ja siia. Nüüd on see punkt mul märgitud ja selle hüpotenuusi pikkus peaks olema täpselt 2. Selle arvutuse järgisin ja selle külje pikkus ongi meil täpselt 1. Nii. Et niimoodi me nagu sellist päris ilusasse kohta seda ei saanud, aga teeme sulle nüüd ülesandeks sellise, et ma paneks nurga sellisesse kohta nagu, kui enne oli, teen siia skaalaga 1, 2 ja ruutjuur 3. Sellisele kõrgusele nagu ruutjuur 3 ja sellisele kaugusele nagu -1 ehk siis siia. Ja sinu ülesanne on nüüd see arv, mille ma siia paigutasin, mis on koordinaatidega -1 ja ruutjuur 3 i-d kirjutada nii polaarkoordinaatide kujul kui ka trigonomeetrilisel kujul. Nii, trigonomeetriline kuju on see, et ma leian mooduli. Kas sul see polaarkoordinaatidena on juba kirjas? Mõtlesin, kas see mõiste nagu polaarkoordinaadid on meil läbi käinud üldse? See oli see, mis me alguses panime, mingi arv pluss mingi arv i-d. Okei.
no siis see ongi, et Z võrdub -1. -1 pluss ruutjuur 3 i-d või? Täpselt. Ja nüüd siis trigonomeetrilisele kujule. Kas see kaaskompleksarvud puutuvad ka siin asjasse, ei puutu? Ei puutu. Kaaskompleksi on sul siis vaja, kui sa jagad kahte kompleksarvu omavahel. Või kui eraldi küsitakse. Okay. Nii, ma hakkan kohe vaatama. Moodul on siis nii, kuidas ma mooduli tähistan C-na. Võin tähistada. No siin oli selline tähistus nagu see absoluutväärtus. Pulkade vahel. Okei, jah. Nii, Z absoluutväärtus. See on siis ruutjuur -1 ruudus pluss ruutjuur 3 ruudus. Jah. Kas kui ruutjuur on nii-öelda ruudust, kas seal on mingi trikk ka, et siis kaob midagi ära või? Ruutjuur sama arvu ruudust tähendab selle arvu absoluutväärtust. Seda, et -1 ruudus on 1, on ju, ja ruutjuur 3 ruudus. Ruutjuur 3. Ruutjuur 3 on mingi 1,7 või? Aga miks sul seda praegu vaja on? Ta on jah kuskil sinna kanti. Nii. Mis ma siis teen seal ruutjuure all? Näita mulle, mida sa teed.
Vaata, kas sa näed nii? Näen küll. Nii, kui palju on ruutjuur 3-st ruudus? Ehk siis ma võiksin küsida sult, kui palju on ruutjuur ruudus? See nullib ära selle ruutjuure. Jah. Ma arvasin. Ehk siis meil tuleb sinna 2 vastuseks mooduliks või? Jah. See on 2. Nüüd on vaja hakata siis nurka nagistama. Ruudus nullib. Ma ütlen kuidagi kuskil ähmases sopis on kõik need asjad meeles ja siis kuidagi ruutjuure. Nii. On vaja nagistada nurka. Nurka siis. See nurk siis tekib imaginaartelje ja mooduli vahele või? Ei. Alati vaatad reaalarvu telje ja mooduli vahelist. Reaalarvu telje? Või tähendab, see nurk, mida me otsime, on tegelikult reaalarvu telje positiivne osa on alghaar ja lõpphaar on see, kus see moodul on. Moodulioon. See, mis ma siin siniselt tähistasin, see küsimärgiga, see on see, mida me otsime lõpuks. Jaa, ühesõnaga see nurk tuleb üle 90 kraadi meil või? Jaa. See nurk saab olla 0 ja pi või 0 ja miinus. Ei, see nurk on siis 90 pluss mooduli ja imaginaartelje vaheline nurk. Jaa, kui sa nii tahad. Ja tähistame selle nurga? No tähistad nii, nagu sa oma legendis ise tahad kirjutada. Mina tähistan seda thetaga, võid alfaga ka tähistada või fiiga. Lihtsalt tavaliselt mingi kreeka tähega tähistatakse nurkasid. Nii, siin on siis nii. Lähiskaatet, hüpotenuusi, pikkuste suhe. Et kui ma leian siit selle koosinus phi on ju, ma tähistan praegu siis selle imaginaartelje ja mooduli vahelise nurga phina. Ja see tähendab, et koosinus phi võrdub siis ruutjuur 3 jagatud 2 või? Miks? Sest koosinus on, kas ta on siis lähiskaatet ja hüpotenuusi? Jaa, koosinus tõesti niimoodi arvutatakse. Nii. Aga tegelikult sind huvitab praegu see nurk. Aga miks mind see huvitab? Sellepärast, et
selle nurga kaudu sa jõuad selleni, sest siin on mingi liitnurk ja sa ei saa selle koosinust otse. ei, aga mõtlesin, et ma leian nagu selle väikse nurga seal vahel ja siis liidan selle 90 kraadile ja saan selle suure nurga. 90 kraadile. Sest ma kujutan ette, et reaalarvu telje ja imaginaararvu telje vaheline nurk on ju 90. Vaata sel juhul, kas ma saan õigesti aru, et sa tahad teha midagi sellist nagu koosinus 90 kraadi pluss veel mingisugune nurk, ehk siis liitnurga koosinust tahad sa hakata arvutama? Ei, aga mul on vaja teada ju seda nurka, eks ole. Mul ei ole vaja teada koosinust sellest nurgast. Mul on vaja seda nurga suurust kraadides pärast või ma eksin? On küll, jah. See on tegelikult hea mõte proovida niimoodi. Vaatame, mis me siis saame. Sest siis meil tuleb 2-ga jagada ruutir 3. Ruutir 3-st 2-ga. Ruutir 3-st 2-ga võib olla meil selline nurk nagu 60 kraadi enne. Ei, 30 kraadi enne. Ehk siis see väike nurk, siin on 30 kraadi. Et see on ruutur 2 jagatud 3-ga on ju, oli tehe. Ehk siis sa saad, et ta on 30 kraadi, aga vaata, see on see, et sa vaatad praegu seda graafikut. Aga kui sa ei vaataks graafikut, kas sa siis ka niimoodi teeksid? No, ma mõtlen nii, et ma nagunii omale selle graafiku ju teen. Sest tõepoolest, kui me siis 90 ja see 30 kokku liidame, saame 120, aga meil on ju siinust ka vaja. Ja vaatame, kas me siinusega saame samamoodi teha. Vastaskaatet on meil siis -1. -1 kahendik. Et siis tekib küsimus, et millise nurga siinus on -1 kahendik. Siinus on negatiivne 3. ja 4. veerandis. Seega me saaksime, et näiteks siinus -30 kraadist võiks ta olla või siinus 210 kraadist. Ja kui me 210 liidame 90, siis me saame 270 kraadi hoopis. Ja kui me -30 liidame, siis me saame 60, aga meil on vaja 120 saada. Tundub, et päris niimoodi me ei saa ikkagi seda arvutada. Okay. Kui ma just kuskil viga ei teinud. Et seetõttu ma teeks niimoodi, et ma koostaks ikkagi selle võrrandi, et koosinus mingist nurgast on sama palju kui ei, mitte ainult koosinus, vaid see 2 korda koosinus mingist nurgast on sama palju kui see osa, mis on mööda seda x-telge, ehk -1. Ja siis me saame hoopis, et koosinus küsimärgist on -1 kahendik. Ja vaatame. 1 kahendik sellepärast, et ma jagan mõlemad pooled 2-ga läbi.
Jõudsid sa siiamaani? jah. No järgmisena meil tuleb vaadata, et kus veerandis koosinus on negatiivne. Koosinus on negatiivne. Millistes veerandites? Koosinus on positiivne kas esimeses ja neljandas või? Seega negatiivne on ta. Teises ja kolmandas. Just. Nii. Nüüd meil tuleb siinusega seesama trikk läbi teha, et 2 korda siinus mingist nurgast on ruutjuur 3-st. Seega siinus sellest nurgast on ruutjuur 3-st 2-ga. Nii, siinus on positiivne esimeses ja teises veerandis. Järelikult negatiivne on kolmandas. Aga meil on siinus on pluss praegu. Ruutjuur 3-st 2-ga. Seega kas siis esimene või teine. Ja nüüd võrdleme ja saame sellise toreda asja, et teine veerand on ühine. Seega ta peabki olema teises ja ta on ka, nagu me juba varem teadsime. Et peame vaatama, et millise nurga siinus see siis olla saab või milline see nurk üldse olla saab, sest et ruutjuur 3-st 2-ga on sellise nurga siinus nagu 60 kraadi või sellise nurga koosinus nagu 60 kraadi. Seega 60 kraadi peab olema see nurk, mille ma siia tähistasin, aga ma tähistust ei pannud, see tühi kaar on. Nii, kuna see on 60 kraadi, siis see ülejäänud osa, mis on küsimärgiga tähistatud, on parasjagu 180 kraadi miinus 60 kraadi ehk 120 kraadi. Et sellega on meil see nurk käes 120 kraadi ja saame selle välja kirjutada. Aga sa kirjuta see välja kõigepealt, siis vaatame, kas läks õigesti. Trigonomeetrilisel kujul siis. Ja. Kas see trigonomeetriline kuju on siis koosinus? Ei, algab ta ju mooduliga. Moodul, nii okei, moodul on 2, Z võrdub. Ja 2 korda sulgudes siis koosinus millisest nurgast? Äh, 120. Ja, aga paneme radiaanides. Ehk pi kaudu. Kuidas me kraade teisendame radiaanideks?
Kas sa mäletad? Ei mäleta. 180 kraadi ehk sirgnurk on pi. Kraadi võrdub pi. Koosinus pi. Ja meil on 120 kraadi. Ahah. Kui 180 kraadi on pi, siis 120 kraadi on mitu piid? 2/3. Ja 2/3 piid on see nurk. Ja siinus samast nurgast korda i. Pi korda i. Ja võime kontrollida, kas kõik läks hästi. 120 kraadi on nurk, seega vaatleme 60 kraadist nurka, koosinus 60 kraadist. Miinus läheb ette ja 60 kraadi on 1/2, seega -1/2, korrutame 2-ga, saamegi -1, nagu meil oli alguses. Seega see kõik kokku siin on -1 ja siinus 120 kraadist vaatleme, palju on siinus 60 kraadist, märk ei muutu. 1/2, ei 60 kraadist ja ruutjuur 3-st 2-ga, 2 taanduvad ja jääb ruutjuur 3-st. Seega mõlemad pidi nüüd läbi tehtud ja kõik klapib. Kui sa nüüd tähele panid, siis ma vahepeal toimetasin siin allosas ka. Ma avastasin oma vea. Ma räägin selle osa nüüd uuesti üle. Nimelt meil oli see must arv siin selliste koordinaatidega nagu miinus ruutjuur 3-st ja -1 i-d. Ja ma kirjutasin siia need nurgad välja ehk -5 pi kuuendikku mõlemasse kohta. Ja siis järgmisena vist ma juba tegin, järgmisena ma tegin teisenduse õigesti. Koosinus, meil oli 150 kraadi, 150 kraadi satub teise veerandisse, seal on koosinus negatiivne, sellepärast tuli siia koosinuse ette miinusmärk. Ja vaatlesime seda nurka, mis jäi lõpphaara ja reaalarvulise telje vahele ehk 30 kraadi. See on see pi kuuendikku. Ja siinuse puhul teises veerandis märk ei muutu. Küll aga meil märk ei muutu, seega kõik jääb samaks, miinus siinus, aga nüüd samuti 30 kraadist. Ja edasi, kui ma nüüd vaatame, mis need väärtused on, koosinus pi kuuendikust on ruutjuur 3-st 2-ga. Nii, ja siinus pi kuuendikust on 1/2. Ja kui me läbi korrutame siin 2-ga mõlemad, siis saame miinus ruutjuur 3-st ja miinus i. Ehk siis täpselt selle, mis alguses oli märgitud musta punktina kaardile. Et siin selle teisenduse puhul tuleb olla tähelepanelik just selles kohas, et kõigepealt saame lahti negatiivsest nurgast ja seejärel, kui meil tekib mingisugune suur nurk, mis on üle 90 kraadi, siis teisendame ta esimese veerandi nurgaks, aga siis vaatame ka seda märki. Et kui ta satub olema sellisesse veerandisse, kus on vastav trigonomeetrilise funktsiooni väärtus negatiivne, siis toome tulemuse ette miinusmärgi ja vaatleme seda nurka, mis jääb lõpphaara ja x-telje vahele. No vot, aga eks me, kui me neid valemeid hakkame koostama, siis ma arvan, et trigonomeetria reeglid tuleb ka sinna kirja panna. Jep. Nii. Ja nüüd läks vektorite juurde. No. Ma vaatan kõigepealt
seda faili, kuhu ma lahendasin need sinu vektori ülesanded. Need olid kompleksarvu ülesanded. Need olidki. Ja vektori omad on mul teises failis. Selle nihutan ka siia ekraanile. Kas need olid nüüd need kontrolltöö omad? Ma tegin kontrolltöö omad. Tegin ühe faili ka, kuhu ma panin hunniku vektorite reegleid kirja. Sinu omad on siin lõpus kuskil. Nii oli vist see asi, et oli vaja leida vektorite. Kus on kadus vaheline nurk? Vaat see. Et on kaks vektorit ja nende vaheline nurk. Ja on määratud need punktid. On siia alla, et igaks üks praegu varjata lahendust. Et meil on 3 punkti koordinaadid teada. Ja küsitakse nende vektorite vahelise nurga suurust. Alustuseks oleks hea teha pilt. Nii, ma kirjutan selle ülesande ära. Kas sa muidu oskad öelda, et see on minu kontrolltööde lehelt mitmes ülesanne? Aga see on vist 3., sest esimesed 2 olid kompleksarvude omad. Ma kirjutan maha omale selle, see on lühike tekst, on ju. Jah. Vektorite AC ja olemas. Okei. Nii, kuna tegemist on, kõigepealt selline küsimus sulle, kas see on planimeetria või stereomeetria ülesanne? Kuulen esimest korda mõlemat mõistet. Tõesti. Mõlemad on geomeetria, ehk siis mingid maailma mõõtmine. Kui on üks mõõde ainult, see on nagu X-telg. Okay. Me saame liikuda edasi-tagasi ainult. Kas siis vasakule paremale või üles-alla, aga ainult 2 suunas. Okay. Ühele poole või 180 kraadi teisele poolele. See on nagu näiteks arvtelg ja kui me arvteljale ühe punkti märgime, siis see on ainult ühe koordinaadiga. Okay. Neid olla. Nagu näiteks reaalarvude telg. Nii. Aga kui me lisame sinna juurde ühe mõõtme, antud juhul siis Y-telje, koordinaattelje, siis tekib üks koordinaat juurde. Ja kui meil on need 2 mõõdet, siis seda nimetatakse planimeetriaks. See tuleneb ilmselt ingliskeelsest sõnast plane, mis on siis tasapind. Sest tasapinda me saame 2 mõõtmega mõõta. Nii et kui sul on punktil 2 koordinaati, siis sa tead, et tegemist on 2 mõõtmelise maailmaga ja planimeetriaga. Okay. Ja kui meil tuleb nüüd veel 3. telg juurde, mis on 2 eelnevaga risti, siis tekib meil juurde 3. koordinaat. Me oleme 3-mõõtmelises maailmas ja vastavat mõõtmist sellises maailmas nimetatakse stereomeetriaks. Okay. Ruumi mõõtmine siis. Ja sealt saab veel edasi minna, panna 4. telg veel, mis on eelneva 3-ga risti
ja seda me saame ainult ette kujutada, sest meie maailmas ei ole 4. mõõdet. Niisiis, praegu on kas planimeetria või stereomeetria. Planimeetria. Ja seetõttu piisab meil ühest joonisest. Teeme koordinaatteljastikku absissi ordinaatteljega ja märgime sinna need punktid. Kõigepealt tuleb vaadata, et milline on vähim ja milline on suurim väärtus kummalgi teljel, et me kogemata liiga väikest või liiga suurt vahemikku ei teeks. Praegu me näeme, et X teljel on siin 5, 4 ja 2. See 2 on 2-5. X telg on 2-5, aga Y telg on -8-5. See on siis pikem telg. Ma teen siia uuele pildile ka ja saade ka siis nüüd paralleelselt koordinaatteljastik. Meil on siis vaja, et oleks nii 5, 4, 3, 2, 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sest peaks piisama. 5, 4, 3, 2, 1, 0 ja siit vasakule me väga palju ei lähe. Vajadusel muudan pärast, pikendan seda telge. Aga paremale lähen küll. 1, 2, 3, 4, 5. Panen natukene varu veel juurde. Et sellisest ristist võiks ju piisata. Nooled juurde. Üks on X ja üks on Y ja 0. 1, 2, 3, 4, 5 ja 2. 1, 2, 3, 4, 5. Ja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ja -8. Ja nüüd me saame need punktid ära märkida siia. Mis meil olid? 5 ja 5 on A. On selle roheline. 5 ja 5 on siin, see on siis punkt A koordinaatidega 5 ja 5. Teine oli B koordinaatidega 4 ja -8. Ma teen siia veel 4-ga. 4 ja -8 on meil siin. Ja see on B. Ja C on 2 ja 4. ABC. C, 2 ja 4. Okei. Ja nüüd on meile veel öeldud seda, et on vektorid AC ja AB. Tõmban need alguses lõikudena siia vahele ja siia. Räägi, mis on vektori 2 omadust. Vektoril peaks olema suund või? Täpselt. Ja mis veel on? Ja, suund ja pikkus. Just. Suund ja pikkus. See siis eristab lõigust. Lõigu puhul on ainult pikkus. Ja vektoreid on 2 liiki. On positsioonivektorid ja on vabad vektorid. Positsioonivektorid on need, mis algavad koordinaatteljastiku 0 punktist. Ja positsioon sellepärast, et ma tõmban siia näiteks mingi suvalise vektori. Kuna ta hakkab 0 punktist, siis Pythagorase teoreemi järgi me saame väga lihtsasti välja arvutada tema pikkuse. Just. Nii. Kui ta ei hakka 0 punktist nagu meie omad siin, siis ta on vaba vektor. Ja
me nii lihtsalt seda arvutada ei saa. Me saame küll Pythagorase teoreemi kasutada, aga meil tuleb natuke rohkem arvutada, sest meil pole seal nulle. Ja vektori me võime tõsta ringi ükskõik kuhu, aga suund ja pikkus peavad jääma samaks. Sel juhul on tegemist sama vektoriga. Kui me vektori suuna muudame ära 180 kraadi vastupidiseks, siis tegemist on miinusvektoriga algvektori suhtes. Ja siis on veel ühikvektorid, öeldakse, et ühikvektori pikkus on üks ühik. Ja kui meil on kaks telge, siis vastavaid ühikvektoreid tähistatakse I ja J üldiselt. Ja kui on veel kolmas telg, siis tuleb K ka veel juurde. Aga praegu meil siin piisab selles ülesandes kahest teljest ja meil on kaks vektorit ja nad tahavad teada selle nurga suurust siin, mis on nende kahe vahel. Nii, meil on nüüd võimalus kasutada mingisugust shortcut'i, ehk siis otsevalemit, milles on koos nii vektorite skalaarkorrutis kui ka vektorite pikkused. Ja teine võimalus on, et me lihtsalt ei mäleta seda valemit. Ja sel juhul me kasutame trigonomeetrilisi funktsioone, et selle nurga suurus kätte saada. Praegu, mis meil siin on, oletame, et me ei tea seda valemit. Lihtsalt arusaamise jaoks me saame siia konstrueerida kaks täisnurkset kolmnurka. Üks kummagi vektori jaoks, sest tegelikult meil on neid mõlemaid vaja ka, et pikkus välja arvutada. Ma teen helesiniselt need siia vektor layerile, et üks on siis siin ja teeks teise mingit muud värvi, kollase. Teine tuleb meil selline hästi pikk. Selline. Ja nüüd see helesinine, helesinise järgi me saame AC pikkuse välja arvutada Pythagorase teoreemi järgi. Arvuta. Oi, see on aitäh! 2 ja 5, 3. Ruutur 10. Ruutur 10, eks. Saime teada, et see on ruutur 10. Ja samamoodi võiksime siis välja arvutada ka selle AB pikkuse. Nii, aga ma siis tähistan selle hüpotenuusi kuidagi. Panen esimene kolmnurk. Aga sul on ju tähed seal juures. Otstes. Mõlemad algavad punktist A. Õige jah, AC, see oli selle, jah. See oli AC pikkus, on ruutur 10. Pikkus, ruutur 10 ja nüüd arvutan teise välja. 13 ruudus pluss 1. Kus on ruutjuurde 70? Jah. Ma siin allpool tegurdasin selle ja ei saanud selliseid tegureid, et me saaksime seda kuidagi midagi juuremärgi alt välja tuua. Nii et meil on ruutur 10 ja ruutur 170, ehk siis nende roheliste vektorite pikkused nüüd välja arvutatud. Edasi.
põhimõtteliselt me saaksime kohe nende koordinaatide järgi ka skalaarkorrutise, aga vaatame, kas me saame teiste nurkade järgi selle teada, sest vaata, kui me teaksime seda sinist nurka siin ja see on nüüd natukene liiga hele, seda kollast nurka siin, siis need sinine, kollane ja roheline kokku moodustavad 90 kraadi. Seega, kui me arvutame välja sinise ja kollase ja lahutame 90 kraadist, see ongi meil see roheline teada. Aga et arvutada välja näiteks sinine nurk, selleks on meil ju kõik vajalikud andmed olemas. Saame isegi ilma pikkuseta, ilma selle vektori enda pikkuseta me saame selle kätte kasutades tangentsit. Nii, vaatame, mis tangents oli. Meil oli siinus ja kosinus siin, aga tangentsit. Aga miks me ei kasuta kosinust näiteks? Sellepärast, et kosinuse jaoks on sul vaja sisse toppida see ruutjuur 10-st. Aga see ei ole ju väga tore arv, eks? Et tangentsi puhul me saame kasutada neid... Recording has stopped. Nii, salvestus läks kinni. Tangentsite puhul me saame kaateteid kasutada. Jaa. Okay. Alla on kirjutatud salvetamine. Recording is on. Nii, mis tangentsi valem oli? Tangentsi valem oli... Vastas jagatud lähis. Vastas jagatud lähis kaatetida. Kõigepealt lähme külla, siis tuleme koju. Aga me siit ka väga ilusat arvu ei tule. See on siis 1 jagatud 3-ga, 1/3. Tuleb selle AC puhul, ma panin sinna tangents alfa praegu. Noh, ma tähistan need lihtsalt erinevat värvi küsimärkidega. Ma praegu siin teen pastakaga, et nüüd töö jaoks võtan ka omale. On siis vastas lähis. Tuleb 13. Jah. Nii, ja kui me nüüd hästi täpselt tahame olla, siis trigonomeetrilisel kujul saame me selle rohelise nurga väljendada niimoodi, et pi kahendikku miinus arkustangens 1/3 miinus arkustangens 1/13. Ja nüüd oleks huvitav kalkulaatoril kontrollida, mis me saame, kui me niimoodi teeme. Ehk siis 90 kraadi miinus atan 1 jagatud 3-ga miinus atan 1 jagatud 13-ga. Saame umbes 67 kraadi. Kirjutan selle siia välja ka, et see on ligi kaudu 67 kraadi. Ja nüüd, kui sa oled selle ära kirjutanud, siis ma näitan sulle teist viisi, kuidas me saame selle sama nurga välja arvutada. Ütle, kui sa oled ka saanud 67 kraadi kätte.
mis A tangens kalkulaatoril on vist tangens -1, on ju? Jah. Noh, kaugel oled? Oota kohe. Ma sain 66. Täpselt või? Ei, no ümardatud. Ma sain 65,64. No vaata, mina toksisin niimoodi sisse. Ahah. Ilma vahetulemusi salvestamata ühte jorusse. Noh, okei. Ma arvan, et see on... Kas sa salvestasid vahetulemused kuskile? Või tegid ka ühes jorus? Ei teinud ühes jorus. No sealt võibki tulla ümardamisviga. Jaa, noh, ühesõnaga piirkond on sama. Jah. Ja nüüd, kui ma seda õigesti mäletan, siis selle nurga koosinuse saamiseks tuleb meil korrutada omavahel. Meil tuleb kõigepealt leida vektorite koordinaadid. Nii, see AC vektor, millised on selle koordinaadid? Kas sa seda mäletad, kuidas vektorite koordinaate arvutatakse? Vaatame. Sest kui mina õigesti mäletan, siis liidetakse vastavad koordinaadid kokku. Või ei, lahutatakse vist ikka lõppkoordinaadist algkoordinaat. Ja siis me saame nagu positsioonivektori. Et alustame sellest punktist, kus on nool ja lõpetame selle punktiga, kus ei ole noolt. Seega 2 miinus 5 on -3 ja 4 miinus 5 on -1. Seega AC koordinaadid on -3 ja -1. Et kui me selle projitseeriksime nüüd... Oot, AC koordinaadid on -3 ja -1. Nii, ma panen selle siia ära ka selle -3 ja -1 ja tõmban siia. Ma tõmban siit selle joone, siis tuleb sirge. Nii. Ma tegin nüüd sellest vabast vektorist positsioonivektori. Paigutasin ta koordinaatväljastikku 0 punkti ja sellega ma saan kontrollida, kas mu arvutuskäik on õige. Sest me näeme ju, et suund on sama, pikkus on sama. Kui me lähme 0-st 3 ühikut vasakule ja 1 ühiku alla.
ja sama saame teha nüüd selle AB-ga. Teed ära. Arvuta AB koordinaadid. Nii. Said -1 ja -13, jah? Ütle uuesti see koordinaatide arvutamise valem, mille järgi sa arvutad. Sa X-koordinaadi arvutamiseks tegeled X-idega ja Y-koordinaadi arvutamiseks tegeled Y-itega. Ehk lõppkoordinaadist lahutad algkoordinaadi. Lõpp-punkti X-ist lahutad algpunkti X-i ja lõpp-punkti Y-ist lahutad algpunkti Y-i. See on siis on 1 ja -8, -5, -13. 1 ja 13. Mis see X oli? Mis su abstsiss oli? Ordinaat oli -13, aga mis see abstsiss oli? Kas ma kuulsin õigesti, et sa ütlesid... Ma ütlesin 1. Kuidas sa arvutasid? Lõpp-punkt, mis on siis X-i peal on 5. Lõpp-punkt AB, lõpp-punkt on kas A või B? B, lõpp-punkt on B. B, nii. B on 5. Oota, kas B sa kirjutasid 5 või? Ma vaatan esialgset ülesannet igaks juhuks, seal on B kirjutatud 4 ja -8. Okei. Sest kui ta oleks 5, ta tuleks ju otsa alla, sest A on 5. Jah, ma olen ise joonisel valesti pannud. Näita oma joonist. Oota. Nüüd oleks low definitioniks, ma proovin siit udusest pildist aru saada, et B on sul küll
nihkes, aga kas ta enne oli sul siis teises kohas või? Sest ta paistab olevat sul samamoodi kaldu, aga ta algab sul justkui nagu X-Tailest. ma vaatasin, sorry, ma vaatasin seda, ma olen valesti märginud. See A, B ongi kaldu, aga mina vaatasin seda nii-öelda, kuna mul on kõik sama värvi, siis ma vaatasin seda vastas vaadetit praegu. Nii läks sassi. Igatahes ma soovitan sul ka kasutada erinevaid värve võimalusel. Ja praegu ei ole see võimalik, aga ma mõtlen sellele kindlasti tulevikus oleks palju lihtsam. Kontrollides kindlasti kasutan harilikku teise värvina. Sest sul on ju see võimekus olemas, sa näed värve. Näen. Ehk siis meil on siin tegemist on hoopis 4 -5 või? Jaa. -1 ja -13. Just. Ja nüüd, kui meil need koordinaadid on... Lasin üldse mööblit, mis kukkus arvuti maha, kõik jäi tööle. See arvuti hõljus sul õhus, nüüd energia kadus otsa. Nii. Ühesõnaga, meil on nüüd need vektorite koordinaadid olemas, me saame arvutada nende skalaarkorrutise. Nii, skalaarkorrutis on selline asi, et me korrutame omavahel abstsissid ja korrutame eraldi ordinaadid ja siis liidame kokku. Ma siis korrutan AC AB-ga või? Jah. See on siis $16 või? Mis asi on 16? Et kui ma korrutan sorry, ma olen... korrutan -1-ga. Ja just. Korrutan -1 -13-ga. Ja nagu sa ütlesid, et siis liidame kokku või? Jaa, siis tuleb... ma võin jälle valesti. Ta nagu tuleb 3 + 13 ja 16. Just. Ja alla tuleb meil kirjutada nende vektorite pikkuste korrutis. Ehk siis skalaarkorrutis nende kahe vektori puhul on 16. Jaa. Okay. Ma praegu mõtlen, kas siis, kui me konstrueeriksime mingi rööpküliku, kas see tuleks 16 ühikut. 3 korda 13 on 39, ei tuleks. Nii, okei. Siia meil tuleb siis, see ei ole mingi ruutjuur on see. Ruutjuur 10 korda ruutjuur 170. Ehk siis 16 üles ja alla ruutjuur 1700. 1700 on 17 korda 100. 100 on 25 korda 4. Saame ette tuua 5 ja 2. Seega 10 korda ruutjuur 17. Ja saame veel lihtsamaks teha. 2-ga läbi jagada.
8 jagada 5 korda ruutjuur 17. See on siis koosinus. Saab kalkulaatoriga kohe kontrollida. Arkus koosinus 8 jagada 5 jagada ruutjuurega 17 ja saame ligikaudu 67 kraadi, eks oma tulemus. Tegid screenshoti, jah? Tegin, jah. Nii, ehk siis valem, mida me viimati kasutasime, oli see, et koosinuse, tähendab kahe vektori vahelise nurga koosinuse arvutamiseks jagame nende vektorite skalaarkorrutis ja nende vektorite pikkuste korrutisega. Kahe vektori vahelise koosinuse. Vahelise nurga koosinus, jah. Vahelise nurga koosinus võrdub. Koosinus võrdub nende vektorite skalaarkorrutis skalaarkorrutis jagatud nende vektorite pikkuste korrutis. Jagatud vektorite pikkuse. Nii et selle ülesande kaudu siia on hõlmatud siis palju asju. Kõigepealt see, kuidas arvutada vektorite koordinaate, kuidas arvutada vektorite pikkuseid ja kuidas arvutada vektorite skalaarkorrutist ja kuidas arvutada siis vektorite vahelist nurgasuurust.